Joonas mäletas, kuidas nad kunagi ammu olid seisnud mäe otsas kirikutornis kevadisel ajal ja puud, mille ladvad ulatusid peaaegu nende jalgadeni, olid helerohelised, väikesed, justkui korvased lehekesed, külm õhk ja õhtupäike. Nad olid roninud torni üle telliskivi kuhja, rauast ukse vahelt end läbi pigistanud, pimedas ettevaatlikult edasi kobistanud. Torni põhja oli lagunevatest seintest ja võlvkaartest pudenenud vöökõrguna hunnik keskaegseid savist küpsetatud telliseid, mis igal aastal ilmselt veidi kõrgemaks kerkis. Tellised olid uksete takerdunud, nii et see lahti trügimine oli tükk tööd. Alguses läks müüri sees kitsas käik. Joonas katsus veinipudelitega kilekotti nii hoida, et see vastu seina ei kopsiks. Pudelid ikka kilksatasid. Kott krabises, ta kõndis kiirustades edasi, kusagil kõrgemal paistva hägusa valguslaigu suunas. Mirjam tuli taga, nad ei hoidnud käest kinni. Õlad riivasid katkiseid müürinurki, jalg all krudises kivide vahelt maha pudenenud lubimört. Kui nad olid mitu käänakut üles läinud, muutus käik laiemaks. Pikkadest ja kitsastest akendest paistis valgust. Järgmise tasandini tuli kõndida mööda vetruvat laudteed, mis kõõlus seina sisse betoneeritud raudteerööpa juppide peal. Need rööpad on vist praeguseni alles, mõtles Joonas. Viimati, kui ta seal tornis käis, olid lauad ära vahetatud, teed turvaliseks tehtud, all müüdi ja kontrolliti pileteid, aga rööpajupid paistsid ikka veel olevat endised. Sel ajal, ammu enne torni remonti, olid telliskivide vahele müüritud raudtaladelt lauad kõrgemal kuhugi kadunud ja seega pidi kõige viimase tee otsa ületamiseks niiskest tühjusest üle turnima, vaid ühelt rööpa otsalt teisele astudes. Siin olid mõned poisid, keegi teadis rääkida, ronimas käinud ja üks kukkus just siit samast alla selili tellise kuhjale. Oma 15 meetrit kindlasti, võib-olla isegi rohkem. Ainult üks ribi olla katki olnud, vist käeluu ka, hullemat ei juhtunudki. Iga kord aga, kui Joonas siit üle käis, siis mõtles ta, et kui tema kukuks täiskasvanu juba, vähemalt pikkuse ja kaalu poolest, siis saaks ta kindlasti surma. Samas tundus see nii võimatu. Ta hoidis rööpotstele needitud käsipuust tugevalt kinni. Tema käed olid paigal, ta jalad astusid õigesti. Ta ei olnud liiga uljas, aga ta ei kartnud ka üldse kõrgust. Miks peaks ta kukkuma? Kilekott veinipudelitega segas veidi, seda küll, aga võib-olla on see alati nii. Sa oled nii kindel, kõik tundub loomulik ja ettearvatav ja siis sa ikkagi kukud. Nagu unenäos, aeglaselt, täis üllatust, et selline asi on juhtunud. Nagu siis, kui talvel on kõnnitee jääs ja jalg libisev. Kukud selili, abitult, mitte midagi ei suuda teha. Kas siit tornist oleks samasugune tunne kukkuda? Mirjam tuli tema taga. Nad ei kukkunud. Ronisid üles väikesele telliseprügisele platoole. Paar pisikest kaska olid end pressinud lubjaste pragude vahele. Nad istusid maha, suudlesid. Siis tuligi Villu üles. Üksinda torupill kaelnas. See oli esimene kord, kui ta kuulis nii lähedalt torupilli mängimas. Ja ajal varem polnud nii rõõmus ja nukker olnud üks pilliviis.